minuga on imeline tele- ja raadione Liis Lusmägi. Tere, aitäh, et kutsusid. Ja hakkame nüüd siis tegema proovisõitu. Selle auto puhul on üks asi, mida mina varem ei ole näinud, ehk siis kui ma näitan suunda, tuleb siia samasse rooli juurde display peale ka ekraan, mis kohe näitab mulle ära, kas hetkel on tee vaba, kas on ruumi piisavalt, et ma võin rida vahetada. Minul on alati nii palju asju, mida pakiruumi panna ja Kia Sorental on selline hästi avar, sügav pakiruum ja siit muide, kui nüüd on natukene vaja rohkem sõpru või pereliikmeid transportida, siis need kaks istet käivad siit ka üles. Siit võib leida ka siis akulaadija või sellise kotikese, kus kõik vajalik on olemas ja ma arvan küll, et kui tuled pärast tööpäeva näiteks poest, paned siia oma toidukotid, lapse koolikoti ja heal juhul ka noorema lapse tõukeratta näiteks mahutad ära. Kia Sorento puhul on väga hästi läbi mõeldud ka see, kuidas see auto sõidab. Roheline mõtteviis on loomulikult väga-väga tähtis ja palun väga, on olemas siis ka laadimise võimalus ja auto teisel pool, palun väga, saad siis vajadusel panna hoopis bensiini. Nii, nüüd me oleme natukene seda autot testinud, oleme ringi sõitnud. Kuidas on sinu esmamulje? Mulle meeldivad linnamaasturid, ma ise sõidan ka ühe väiksema linnamaasturiga ja miks ma just selliseid autosid eelistan on seepärast, et mul on 2 last, ma olen ettevõtja, alati on vaja midagi tassida, midagi tuua ja sellised suuremad autod mahutavad esiteks hästi ja teiseks ma tunnen ka liikluses seda, et ma ei ole siis kellelgi jalus. Et tal on nagu seda ruumikust, tal on kõrgust ja muljed selle auto puhul on liigagi head, sest et minu auto on, praegune auto on hästi lihtne ja see on minu teadlik valik olnud, ma ei taha sellist mingit hästi udupeent, eks ju, ja miks ma ei ole tahtnud, ongi sellepärast, et see auto on kuidagi nii praktilise väärtuse minu jaoks omandanud. Aga nüüd, kui lapsed on suured ja käivad juba koolis, siis ma leian, et emal võiks olla natukene parem linnamaastur. Et nüüd on nagu aeg auto välja vahetada ja mõelda just sellele, et kui seda sõitmist on, et ma saan sellest ka tõesti selle päris naudingu, mida üks auto võib pakkuda, et ta ei pea olema lihtsalt puhtalt selline väga praktilise väärtusega kui ainult sõiduvahend. Minu jaoks on väga tähtis, et autol oleks korralik istmesoojendus ja Kia Sorentol on siin siis selline nupp. Kui ma lükkan selle üles, süttivad oranžid tuled ja külma ilma ajal siis iste läheb ka soojaks. Aga kui võtan selle siia allapoole, süttivad sinised tuled ja väga palaval suvepäeval on siis hoopis istmejahutus. Ja teine asi, mis oli minu jaoks absoluutselt uudne, on see, et kui su telefoniakk on saanud tühjaks ja sul ei ole laadijat käepärast, siis on võimalus panna siis telefon laadima siia juhtme vabalt. Kia Sorento puhul on üks auto, aga mitu võimalust. Kui vajad sportlikku sõitu, siis siit saad valida endale sportvariandi. On veel ka ökonoomne võimalus ja loomulikult ka smart, ehk siis selline arukas sõitmine. Mina käin hästi palju maal ja tihti satun maale ka siis, kui on lumipõlvini ja mõtled, et kuidas siis autoga läbida. Ja siin Kia Sorentol on siis spetsiaalselt ära toodudki lummise sõiduvõimalus. Kui lähed kusagile, kus on palju muda, valid selle keskmise ehk ongi maad ja viimane siis, miks mitte kas siis Peipsi ääres või Männiku karjääris, sest siin on ka eraldi liivas sõitmise võimalus. Igal lapsevanemal on olnud kas või korra selline moment, kus laps taga istudes teeb kas või kogemata ukse lahti ja sellel Kia Sorentol on väga hea turvasüsteem ehk et juhiistme kõrval on nupp, kuhu ma saan vajutada ja siis on tagumised uksed ja aknad kinni ja laps on turvaliselt autos. No nii, Liis, kuidas sulle tundub seal taga? No ma ei ole eriline tagaistuja, sest alati on ju taga nii kitsas ja kõik on nii rahulolematu, aga siin ma ütleks, et ma sirutan jalad välja, panen silma kinni isegi, puhkan, sest olgem ausad, ruumi siin on ja palun väga, istmesoojendus. Millal viimati ma nägin, et tagumisel istmel on istmesoojendus? Mitte kunagi, Doris. Ma ei tea, ma olen leidnud nagu endale küll uue koha, kus autosõidu ajal istuda, et tõesti siin taga on nii palju avarust ja ruumi. Väga mõnus.